Mida oodatakse, on see, et sa teed tegelikult lihtsalt ülisiire reklaami. See on ostetud reklaamsisu. Sotsiaalmeedias reklaamitakse ideaalset ametit. Sa saad seda teha kodus, sa ei pea omama kallist tehnikat ega suurt jälgijaskonda. Väidetavalt piisab telefonist, paarist vabast tunnist päevas ja raha hakkab taevast otse sülle langema. Selle töö nimi on UGC sisulooja. I made $4,000 in 10 hours of creating content. I made $3,913 in May as a UGC creator. I'm a stay-at-home mom and I'm making $20,000 a month plus doing UGC. Üks neist just alustas ja sai kohe mingisuguse koostöö ja teine sai pikaajalise partnertehingu. Kui sul on vaja neid tooteid niikuinii, siis miks mitte teha ettevõttega koostööd? Aga kõik ei ole selles sama vaimustuses. Sisuloojad tunnevad, et nende töö ei saa õiglaselt tasustatud, brändid enamasti isegi ei soovi maksta ja palju lubavad kursused ei ole seda raha väärt. Ja samal ajal ütlevad turundajad ise, et väga suur osa UGC sisust, mida neile pakutakse, ei ole tegelikult üldse kasutatav. Ma tahaks kirvega kedagi lüüa, sest see ei ole okei. Nagu puhas. Nii et kus asi valesti läks? Algselt tähendas user-generated content sisu, mida päris kliendid või kasutajad ise vabatahtlikult lõid. Ma ostsin tegelikult selle ripsmituši täiesti suvaliselt. Vaadake ise seda tulemust. Mega kena minu arust. Tänapäeval tellib bränd ise selleks palgatud inimeselt video, mis peab välja nägema nagu suvaline klient hakkas täiesti spontaanselt kaamerasse rääkima. See pidi olema päris inimesed, päriselt kasutamas asju, mis neile päriselt meeldivad. Mõned ettevõtted kasutavad seda ka oma sotsiaalmeedias või kodulehel, näitamaks nagu klientide tagasisidet, kuigi tegelikult see on ostetud reklaamsisu justkui on. Mida oodatakse nagu sellest kõigest, on see, et sa teed tegelikult lihtsalt ülisiire reklaami. Et kui juba skripte mängus. Kui tekib uus amet, mille puhul öeldakse, et igaüks võib sellega kiiresti raha teenida, siis loomulikult tekivad selle kõrvale ka kohe kursused, mis lubavad sulle asja selgeks teha. Eks need kursused mingil määral ikkagi nagu õpetavad, et okei, sa teed niimoodi, siis tuleb edu on ju, raha lendab. Kui see läheb nagu mingi üle, ma ei tea, 500 €, siis ma ikkagi oleks nagu kohe mingi kas ma päriselt nagu saan sealt selle, mida mul on vaja. Üks meiega anonüümselt rääkinud sisulooja maksis koolituse eest 2490 €. Koolitus hõlmas graafilist disaini, turundust, brändingut, teksti kirjutamist ja muid vajalikke oskusi. Aga tagantjärele tundis ta, et see ei olnud seda raha väärt. Sama info leiab kerge vaevaga ja sageli ka huvitavamalt TikTokist või YouTube'ist. Kas arvad, et selle ameti jaoks on vaja läbida kursus? Ma arvan küll. Ma arvan ju puhtalt sellepärast, et kuidas sa suhtled ettevõtetega. Et kursus annab meile võimaluse omandada teadmised. See, mida sa nende teadmistega edasi teed, on nagu... Kui sulle lubatakse võimalus teenida raha kodus, teha tööd endale sobival ajal ja kõik, mis sul vaja on su telefon, siis see kõlab väga ahvatlevalt. Mingid inimesed on, kes saavad hakkama ja kelle tulemusi jagatakse, et vaadake, kui lihtne ja nad saidki koostöösi. Aga kui me paneme sinna koolitusele, oletame 100 inimest ja sellest 20 inimest ongi sellised ja sa magad nagu nende tagasisidet. Ülejäänud jäävad sinna kuskile passima, jah, ma olen teinud UGC koolitusi, ma saadan kuskile neid CV-si, et siin ma nüüd olen, aga tegelikult sulle koostöösi ei tule. Kui tuleb, siis tulevad ainult partnertehingud ja see ongi lihtsalt sellepärast, et su sisu ei müü, see ei tööta. Ja isegi kui pakkumisi saadakse, ei tähenda see, et töö eest isegi rahas makstakse. Boonus, saad terve suve nautida Fentimansi limpsi. Kas see on siis kogu nagu tasu või? Kui palju on sulle raha asemel pakutud partnerkoostööd? Ma arvan, üle poole. Ja algusaasta ma kindlasti võtsin ikka vastu. Praegu ma tunnen, et see ei toida. Kellegil nagu kuidagi kästitakse teha mingi hullist videoklippe ja ma ei tea, tootefotosid ja nad saavad vastu tasuks mingi 4 šokolaadi on ju, siis nagu see minu arvates ei ole päris aus. Et kuidas sa nagu lased kellegil teha endale nii palju materjali ja siis nagu ei ole selle eest kuidagi või väärtusta seda on ju. Ja see ongi koht, kus UGC ilus lubadus on vastuolus päris maailmaga.
meile kirjutanud sisulooja ütles, et tema kogemuse põhjal pakub enamik brände raha asemel partnerkoostöid. Ühe koostöö puhul öeldi talle, nad võivad talle saata toote 8 nädalaks testimiseks. Tema töö oleks olnud toode ära proovida, filmida selle põhjal tasuta sisu ja siis toode tagasi saata. Millal võib partnerkoostöö olla sinu meelest aus ja mis hetkest muutub see sisulooja ärakasutamiseks? Oletame, et sa oledki nüüd alustav sisulooja, sa tahad lihtsalt harjutada ja mõni ettevõte ongi nii tore, et ta saab aru, et sa ei ole veel nagu väga tegija, ta saab aru sellest, et tegelikult sinu sisu ei pruugi üldse müüa ja ta saadabki sulle oma tooted ja see ongi väga aus, et sa saad nagu proovida ja sa saad harjutada, aga sellest hetkest see tekib ära kasutuseks, kui sinu sisu juba töötab. Esialgu tundub huvi olevat mõlemapoolne, aga niipea kui jutt läheb tasustamisele, kaob suhtlus lihtsalt ära. Kui palju sa oled kuulnud, et sisuloojad kurdavad selle üle, et need summad, mis neile pakutakse, on liiga väiksed? Ikka kurdetakse. Kuidas üks algaja peaks üldse endale selle hinnakirja tegema? Ausalt täitsa tuntepõhiselt. No selles suhtes, et nii palju kui on enesekindlust küsida. Et ma arvan, et väga tihti jäävad nagu sisuloojad partneritehingutesse kinni, et nad ei julgegi sealt edasi minna ja küsida, et kuule, et mu töö on tegelikult väärt seda raha. Isegi kui bränd maksab sulle video eest, siis tekib järgmine küsimus. Mida nad selle videoga tohivad edasi teha? Kui paljud algajad sisuloojad üldse saavad aru oma õigustest? Ma arvan, et väga paljud ei tea tegelikult oma õigusi. Kindlasti alati pead küsima seda, et kus seda kasutatakse, kui pikalt, mis eesmärgil. See on hästi suur probleem. Eestis sellest ei räägita üldse. Täna oletame, sa oledki hea sisulooja ja sa teed nii hea riili, nii hea äädi, see võib genereerida mitmeid 10 000 eurosi. Ma olen näinud ühe ettevõtja tulemusi, kus tema siis pani sisse reklaamide jaoks 2500 eurot. Need olid kõik UGC reklaamid ja ta oli teinud käivet 70 000. Ja kui oletame, sina olid see, kes tegi selle nii hea reklaami, sulle makstakse 100 eurot, 150 eurot, sa annad kogu oma autoriõigused ära ja sa ei saa sellest rohkem sentigi. Lõpuks ongi niimoodi, et mida sa ei ole kokku leppinud, seda nagu ei olegi. Jah, ma olen näinud ka selliseid case'e, kus inimesed teevad võib-olla tasuta videosi ja neid kasutatakse nagu brändide poolt aastaid hiljem kuskil, ma ei tea, Ameerika turul, et turundada kuskil Amazonis, et ja see inimene ei olnud üldse teadlik, päris eetiline see ei ole. Kui lepingus on kirjas, et bränd ostab video koos kasutusõigusega enda kanalile näiteks 6 kuuks, siis see on üks asi. Aga kui sisuloojatele jäetakse mulje, et nad teevad lihtsalt ühe video või postituse ja hiljem jookseb tema nägu tasulistes reklaamides, siis on juba täiesti teine olukord. Kas igal koostööl on nagu mingi leping ka või see on lihtsalt siuke Insta DM, et no me saadame, okei, thanks. Väga tihti on see mingi Insta DM, et nagu tere, teeme koostööd. Nii palju, kui mina olen ka influkate sisuloojatega koostööd teinud, siis tavaliselt mingid mahukaid lepinguid ei tehtagi, ongi lihtsalt mingi meilivahetus, kuhu saadame, palju maksame, tore, aitäh, saada siia, lae siia Drive'i, on ju. Üks ettevõte kirjutas, et tee meil üks proovivideo. Ja siis skript oligi ette antud ja kõik sõna-sõnalt, toodet mul endal käes ei olnud, ma ei saanud seda isegi katsetada, proovida ja mis kõige nõmedam, see tegelikult on nagu mingid toidulisandid, mida sa tegelikult ei saa mitte kunagi niimoodi edasi nagu soovitada. Ja siis ma tegin meil 3 erinevat videot, 3 erineva hookiga 50 euro eest. Ja huvitaval kombel see läks tasulistesse reklaamidesse. Minu nägu on seal kohe nagu front niimoodi ja ma räägin nendest asjadest. See tundub minu jaoks selline puhas maine rikkumine. Öeldigi sealt ettevõtte poolt, et aga defineeri ära, mis see proovide ja siis nagu on. Hakkasid vaidlema ka veel või? Sest et ma saatsin arve selle eest täissummas. Loogiline oleks, et kui sa kasutad mu videosid tasulistes reklaamides juba mitu kuud, see on aus, et ma saan selle eest vastavat tasu. Said või? Ei. Aga siin loos on 2 poolt. Ühel pool on sisuloojad, kes on hädas. Teisel pool on ka turundajad, kes peavad iga päev läbi vaatama sisu, mis lihtsalt ei ole kasutatav. Ma olen näinud väga palju portfoolioid ja väga paljud neist on enamik käinud selle UGC kursuse. Ja ma pean tõdema, et kui ma oleksin ettevõte ja ma müüksin midagi, siis ma enamikelt ei ostaks seda teenust. Mitte paha pärast, et kedagi solvata, et kuule, sa ei oska ja sa oled
nii, ma ei saa, kas ma võin öelda sisulooja. Aga see on tõde, sest see on töömaastik, et me ei ole täna esimeses klassis, kus me ütleme kõigile, et oi, sa oled nii tore, nii vahva, et sa seda teed. Probleem ei ole selles, et keegi alustab. Kõik alustavad kuskilt. Probleem on selles, kui inimene arvab, et UGC tähendab lihtsalt seda, et ta filmib ennast ja saab töökohalt ära tulla. Aga bränd ei vaja lihtsalt videot. Bränd vajab sisu, mis täidab eesmärki. No, eks ma arvan, et kõige olulisem on see, et seda videot ei scrollitaks mööda. Et ikkagi nagu pilt jääks püsima. See juba esimesest sekundist alates on juba see, et kas see siis töötab või ei tööta. Ma olen ise 10 aastat sisu tootnud ja ma tunnen, et ma isiklikult olen õppinud sisu tootma alles umbes 2 aastat tagasi. Kuidas toimub müük ja sotsiaalmeediaturundus ja kõik siuksed asjad. Ehk siis mul on aega võtnud 2 aastat lihtsalt see, et ma õpiksin aru saama, missugune sisu töötab ja kuidas luua sisu, mis päriselt müüb. Ja sellepärast ongi turundajad omakorda frustreeritud. Sisu on palju, sisuloojaid on palju, aga head läbimõeldud päriselt kasutatavat sisu on palju vähem. Ma olen hästi kriitiline praegu, aga selle kursusega, kas ei tooda hästi palju neid sisuloojaid, kes teevad kõik sama asja. Et see on vist nagu siuke papagoi tundub mulle, et sa õpid ja teed seda täpselt nagu, mis sul on ette kirjutatud. See võib muidugi olla see asi, et sul antakse mingi valem ja siis nüüd mine teen niimoodi, on ju. Heal sisul ei ole valemit. Me oleme nagu mingi väike küla, kõik teavad kõike põhimõtteliselt, on ju. Et kõik on nii ühendatud, et siis nagu siin sa ei saa teha sellist copy-paste teemat väga. Sa pead ise kodus harjutama 10 toodete peal lihtsalt nagu video tegemine ilma, et sinule keegi üldse mingit nagu maksakski. Kui sa oled ehitaja ja sa ei ole ehituskoolis käinud ja siis keegi tuleb, et joo, ma tahtsin siin müüri hakata laduma, et anna mulle 150 €, ma laen sulle müüri. Miks keegi peaks sulle nagu selliseid summasid maksma?